Moskvas on tõeline segadus. 25. augusti hommikul maandus Moskva Vnukovo lennujaamas USA õhujõudude sõjaväetransportlennuk Boeing C-17. Sellest teatab Flight Radar 24. Kremlis on juba jõutud öelda, et neil puudub teave Vnukovosse saabunud Ameerika sõjaväelennuki kohta. Väidetavalt ei oota nad endale mingeid külalisi Ameerika Ühendriikidest ja veelgi enam, nad ei oodanud raske sõjaväelennuki maandumist. Sellele sündmusele lisab sünget tooni asjaolu, et mõned päevad varem tiirutas Kaliningradi ümber umbes 50 erinevat NATO lennukit. Harjutades Venemaa õhutõrje ja raketiheitjate segamist ja hävitamist Venemaa enklaavis. Ja pärast seda liikus kogu see õhuarmee Valgevene juurde ja edasi Mustale mere. Ja täna märgatakse USA sõjalennukit Moskvas. Samal ajal keerutatakse juttu, et rahuläbirääkimisi justkui elustavad praegu nii Vitkov kui Kushner. Trumpi saadikud plaanisid visiiti Moskvasse, kuid on selle seni edasi lükanud. Kolmandalt poolt oli eile info, et Vatikani esindajad peaksid andma venelastel üle rahuplaanid, mille on koostanud Ukraina, Euroopa ja USA. Kuid kõige usutavam versioon ilmus näib veelgi hiljem. Asi on selles, et Venemaa võis vabastada veel ühe Ameerika vangistatu, kelle järele sõjaväelennuk kohale tuligi. Sest ameeriklased on seda juba teinud. Täpselt samamoodi saatsid nad 2025 aastal sõjaväelennuki, et tuua ära oma kodanik, keda Kreml ebaseaduslikult kinni hoidis. Või on see tahtlik viga? No, viga jutumärkides. NATO navigatsiooniviga. Üldiselt vaatame kogu selle loo üle. Miks? Sest kõlasid täiesti erinevad versioonid, aga lõpuks sai teada, kes siis tegelikult selle sõjalennukiga Moskvasse saabus. Ja kui te saate teada, kes see oli, siis te olete väga üllatunud. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange videole like ja kirjutage hiljem oma kommentaar selle video alla. Lähme varsti. Lähme edasi. Ameeriklased lendasid läbirääkimistele kohale, aga kuidas te selle kindlaks tegite? Ameerika ministeeriumi autod ja lisaks uudised sõjaväelennukist. Lendas Vnukovosse 1,5 tundi tagasi. Niisiis, 25. augusti hommikul maandus Moskva Vnukovo lennujaamas USA õhujõudude sõjaväetransportlennuk Boeing C-17A Globemaster 3. Lääne meedia andmetel on see esimene selline Ameerika sõjaväelennuk, mis on Moskvasse saabunud alates kuskil 2021 aastast, ehk siis veel enne sõja algust. Keegi, ei Pentagon, ei Valge Maja, ei USA saatkond Moskvas, ei Venemaa saatkond Washingtonis, ei Kreml, mitte keegi pole andnud ühtegi selgitust, mis üldse toimub. Kreml piirdus siiski vaid fraasiga, et infot pole ning kohtumisi USA administratsiooni esindajatega sel nädalal samuti ei plaanita. See toimub täpselt sel hetkel, kui Reutersi andmetel on Ukraina läbirääkimised justkui ummikusse jooksnud, kuid pooled arutavad parasjagu, kuidas neid uuesti alustada. Seetõttu vaatame kogu seda olukorda üksikasjalikult, sest ka maandumise enda ümber käib arutelu ja on teatud küsimusi. Alustame lennu täieliku kronoloogiaga, mille taastame Flight Radari andmete põhjal. Siin ütlen kohe, et varuge kannatust, sest lugu on väga huvitav ja alles saate teises pooles jõuame kulminatsioonini. Aga ma ei tahaks ka ühtegi detaili vahele jätta. Niisiis, 19. augustil märgati seda lennukit, just seda sõjaväelennukit, mis täna maandus Moskvas, Charlestonis, Lõuna-Carolinas. Seejärel viidi see lennuk lennubaasi. Kohe Andrewsisse, Camp Springsi, see on Marylandi osariigis. Ja just seal asub presidendi lennuk Air Force One. Ja seal teenindatakse ka USA valitsuskabineti liikmete,
kõrgete sõjaväeliste ülemate ja presidendi eriesindajate lende. See tähendab, et juba tol hetkel oli selge, et see lennuk viidi sinna mitte niisama. 23. augustil, pühapäeval, maandus lennuk Riias, Läti pealinnas ja veetis seal maapinnal 2 päeva. Ja alles 25. augustil, teisipäeval, umbes kell 8.50 Moskva aja järgi startis Riiast. Marsruut kulges läbi Läti ja Leedu õhuruumi, enne kui lennuk ületas Venemaa piiri. Maandumine Vnukovo lennujaamas registreeriti umbes kell 10.04 hommikul, taas Moskva aja järgi. Kreml reageeris rõhutatult neutraalselt. Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov teatas briefingul, et Kremlil puudub igasugune teave saabunud lennuki kohta ning Venemaa pool ei plaani sel nädalal kohtumisi USA administratsiooni esindajatega. See on veel üks märk sellest, kas üldse tasub Dmitri Peskovit uskuda. No see on inimene, kes valetab igal sammul. Eelmises saates tõstsime üles mobilisatsiooni teema Venemaal ja Peskov ütles täna, et mis te nüüd, see on kõik ukrainlaste sepitsus, mingit mobilisatsiooni ei tule. Ma tõin teile täpselt samasuguse tsitaadi, mille Peskov ütles nädal enne mobilisatsiooni väljakuulutamist. 2022 aasta, septembris. Sõna-sõnalt ütles ta, et mis te nüüd, midagi ei plaanita, see on kõik ukrainlaste sepitsus. Nädal hiljem, pauh, osaline mobilisatsioon Venemaal. Täna ütleb ta, et mis te nüüd, mingit mobilisatsiooni ei tule. Ja nüüd ütleb Peskov, et meil ei ole ameeriklastega ühtegi kohtumist plaanis. Meil üldse ei ole mingit infot selle kohta, et mõelvi ise. USA sõjaväe lennuk maandub Moskvas Vnukovo lennujaamas ja Kremli esindaja ütleb, meil on 0 infot, me ei tea üldse mitte midagi. Samal ajal teatas allikas Euroopa lennujuhtimisteenistusest, et raske transpordilennuk suundus otse Vene riigipiiri poole kohe pärast Riiast õhku tõusmist. See tähendab, et marsruut ei tundunud juhuslik või kõrvale kaldunud. See oli otse ja sihilikult suunatud Moskvasse. Lennuki tüüp on diplomaatilise missiooni jaoks ebatavaline, sest C-17 Globemaster 3 on strateegiline raske transpordilennuk, mis on mõeldud vägede ümberpaigutamiseks, soomustehnika ja suurte mõõtmetega veoste vedamiseks, mis suudab vedada peaaegu 80 tonni ja dessantida isikkoosseisu. Diplomaatide, eriülesannetega saadikute või ametlike delegatsioonide vedamiseks kasutatakse tavaliselt palju väiksemaid VIP-lennukeid, näiteks Gulfstream C-37. Just raske strateegilise transpordivennuki kasutamine tavapärase VIP-lennuki asemel tekitab juba iseenesest küsimusi kauba või missiooni iseloomu kohta. Siin tasub kohe ära märkida aus tehniline täpsustus, mille tõid välja lennunduseksperdid ja mis näitab, kui palju üritati siiski jälgi segada. Alguses tekkisid kahtlused, kas lennuk üldse täielikult sisenes Venemaa õhuruumi, sest osa positsiooniandmetest näis ebatüüpiline. Enamik Venemaa jälgimissüsteeme fikseeris maandumise Vnukovos kui juba toimunud fakti. Kuid siiski paljud eksperdid, jälgides kogu lendu, ütlesid, kuulge, midagi ei klapi. Võimalik, et lennuk edastas vale andmeid, et segadusse ajada, kus ta tegelikult asub. Ja pärast seda sai ilmselge, et see lennuk tõmbas kohe endale väga suurt tähelepanu, sest USA otsesed sõjalennud Venemaale on olnud äärmiselt haruldased alates venelaste sissetungist Ukrainasse 2022 aastal. Kui EL, USA, Suurbritannia ja veel üle 30 liitlasriigi sulgesid oma õhuruumi Vene lennukitele ning Venemaa vastas sama ka nende riikide lennuettevõtjatele. Aga siiski, tuletan meelde, et mõned USA sõjalennukid on pärast 2022 aastat Venemaal maandunud. Näiteks 2025 aasta veebruaris jälgiti USA õhujõudude lennukit juba samas Vnukovo lennujaamas. Tollal toimus see vangide vahetuse käigus, mil Aleksander Vinnik toodi tagasi Venemaale vahetuseks Ameerika õpetaja Mark Vogeli vabastamise vastu. Juba 2025 aasta augustis jälgiti Vene valitsuse lennukit maandumisel Anchorage'is vahetult enne Trumpi ja Putini läbirääkimisi. Ja 2026 aasta veebruaris lendas ärilennuk Gulfstream marsruudil Washington-Moskva, mis tekitas sarnaseid spekulatsioone erisaadik Steve Witkovi seotusest. Ja siis andis Peskov, Kremli pressiesindaja, täpselt samasuguse vastuse. Infot ei ole, kohtumisi pole planeeritud.
Hiljem saime teada, et Steven Witkoff kohtus neil päevil Vladimir Putiniga. See tähendab, et Kremli eitamise valem kordub juhtumist juhtumisse peaaegu sõna-sõnalt. Ja sellised lennud ise eelesid süstemaatiliselt kas humanitaarvahetustele või diplomaatilistele läbimurretele. Ja siin sisuliselt tundub, et jõuamegi teise punktini, mis puudutab diplomaatilist läbimurret. Sest ilmub info CBS Newsi siseallikalt, et Moskvasse saabus luure keskagentuuri juht John Ratcliffe. Just John Ratcliffe'i autokolonni märkasid täna pealtnägijad Moskvas ja muud infot Ratcliffe'i visiidi kohta praegu ei ole. Teoreetiliselt võib Ratcliffe kohtuda Sergei Narõškiniga, oma vastaspoolega välisluureteenistuses. Ja märgin, et viimati kohtusid CIA ja Venemaa välisluureteenistuse juhid 2022 aasta novembris. Kui siis William Burns kohtus Narõškiniga Ankaras. Ja siis kirjutati, et Burns hoiatas Narõškinit tuumarelva kasutamise lubamatuse eest. Kas mäletate seda, kui Šoigu helistas lääneriikide juhtidele ja ähvardas kõiki räpase pommiga? Ja see oli see periood, kui venelased põgenesid lihtsalt nagu rotid Harkivi ja Hersoni oblastitest. Just siis nad lootsid kuidagi seda taganemist peatada. Ja Šoigu helistas juhtidele ning ütles, me kasutame räpast pommi. Nüüd hakkab pihta ja siis kohtus Burns Narõškiniga. Ratcliffe'i visiidi eesmärkidest Moskvasse praegu infot ei ole, kuid tõenäoliselt saame sellest veidi hiljem teada. Siseringi inimesed annavad kindlasti vastuse. Seetõttu hoiame silma peal. Siin lisan, et muretsemiseks, nagu oleks tegemist mingi tehingu või kokkuleppega Ukraina selja taga, minu arvates põhjust ei ole. Sest Ratcliffe on Ukraina sõber. Ja ta on suurim Ukraina toetaja Donald Trumpi praeguses administratsioonis. Ma ütleksin isegi, et rohkem kui Marco Rubio. See tähendab, et ta on üsna Ukraina-meelne ametnik, nii et ta kindlasti ei lähe Ukraina huve reetma. Kuigi, ja siin liigume selle saate teise osa juurde, nüüd otseme seos sellega, mida me juba eelmises saates arutasime. Eksperdid seostavad praeguse salapärase lennu otseselt Reutersi teadetega selle kohta, et Ukraina läbirääkimised on viimastel päevadel ummikusse jooksnud ning pooled arutavad praegu, kuidas neid taaserustada. Tuletame meelde, mida me juba teame. The Times teatas eelmisel päeval Zelenski uuest ettepanekust. Relvarahu, vastastikune vägede tagasitõmbamine, puhvertsooni loomine. Ja see plaan töötati välja koostöös Trumpi meeskonna ja eurooplastega. Ja plaaniti, et just täna, teisipäeval tuleb see plaan venelastele üle anda. Kirjutati, et isiklikult Lavrovile läbi Vatikani vahendaja. Samal ajal saime teada ka seda, et erisaadiku Witkovi ja Jared Kushneri otsene visiit Moskvasse lükati edasi. Ja Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov hoiatas eile, et, tsiteerin, läbirääkimised eelistavad vaikust. Seetõttu tekib selline loogiline järjestus. Kuna Witkovi ja Kushneri ametlik avalikult välja kuulutatud visiit Moskvasse lükatakse edasi ja Vatikani peeti alternatiivseks kanaliks ettepanekute edastamiseks, mis võis olla, ütleme nii, katse üldsus segadusse ajada samal ajal, kui sel hetkel juba planeeriti Ratcliffe'i visiiti Moskvasse, siis see praegune mitteavalik seletamatu raske sõjaväetransportlennuki lend, mille pardal oli John Ratcliffe, võib täiesti olla osa just sellest katsest leida kommunikatsioonikanal mööda minnes ummikusse jooksnud ametlikust kanalist. Ja ning viimane detail, just see geopoliitiline raamistik, millesse sobitub fakt, et Ameerika Ühendriikide peamise luurejuhi lennuk tegi Moskvas peatuse. Ja sellest, et ta lendas just nimelt Riiast ning sealt edasi juba Moskvasse. Asi on selles, et Läti oli juba tähelepanu keskpunktis sõna otseses mõttes nädal varem, kui me analüüsisime ulatuslikke NATO õhuõppusi Kaliningradi ümbruses. Osalesid avaksi lennukid, elektroonilise sõjapidamise lennukid IA-37B, Kompass 3. Need on ülimoodsad Ameerika luurelennukid. Luurelennukid Artemis 2, mis töötasid muu hulgas Baltikumi kohal, Valgevene lähedal ja Musta mere ääres. Ja nüüdne C-17 on muidugi täiesti teist tüüpi tehnika. See on strateegiline transpordilennuk, mitte luure- ega lahingulennuk. Ja otseseid andmeid tema konkreetsest osalemisest just selles grupeeringus ei ole.
nagu me juba tuvastasime, lendas ta sinna otse Ameerika Ühendriikidest. Kuid juba see fakt, et Riia on teist korda mõne päeva jooksul muutunud võtmetähtsusega transiidipunktiks Venemaa ja NATO pingete kontekstis. Esmalt kui baasluure tegevuseks Kaliningradi ümbruses ja nüüd kui vahepeatus enne John Ratcliffe'i visiiti Moskvasse. Muudab Läti pealinna sisuliselt kogu praeguse vastasseisu ja võimaliku diplomaatiafaasi omamoodi logistikasõlmeks. Nii et on kahtlus, et juba üsna varsti näeme mingit läbimurret läbirääkimistes. Või võin ka oletada, et venelased hakkasid taas eurooplasi ähvardama. Tegelikult nad juba niigi ähvardavad. Aga millegi suuremaga. Ja nüüd üritatakse seda eskalatsiooni leevendada Ratcliffe'i ja Narushkini läbirääkimiste abil. Seetõttu jätan siia praegu 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle osa alla, tellige kanal ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile!